kolmas pundikas ka siis jällegi läbi. Täna lõpus esmakordselt see üritus siin pundi finišiga. Alguses 0 kilomeetril läks põhimõtteliselt mingi 20 meetrit rõõv ära. See oli ainuke enam-vähem see ohtlik olukord. Minutiga sõitsid eest ära. Seal oli üks ohtlik vend meile sees ja siis me pidime selle ise kinni tõmbama. Eestlasi oli ka seal ees suht palju. Kõikide nimes ei teagi, aga nad ei teinud seal ees midagi. Siis pandi lihtsalt väikselt kogu aeg üksteise alla pandi. Ja vahepeal said mingid vennad eest ära, tõmmati jälle vahe kinni ja nii, et täna toimus kogu aeg. Ise mingi 1,5 tundi võistlesin, siis rohkem ei viitsinud, läksin istusin pundi taga mingi 40-50 minti, ei teinud ühtegi liigutust. Ja siis lõpus läksin uuesti pundi ette. Siis üritasime seal, korra üritasin seal ja paari eestlasega ja nisu üritas seal lõpus ja aga ei saanud keegi eest ära ja siis nüüd tuleks aplodeerida Martin Laasile, kes võttis etapi võidud. Et kui see mees esimestega finišisse jõuab, siis ta nisustega kuradi Räimest, siis tagi aeglasem mees ei ole. Ta jõudiski esimestega koos jooneni ja siis kohe karistas kõiki. Rohkem ei olegi, nüüd seis peaks sama olema. Nisuga peaks kokkuvõttes teine olema, kaotab 6 sekki. Ma olen kokkuvõttes 3. kaotan 17 sekki vist ja siis seal top 10 on veel. Puntso peaks olema Soon ja Kivistik. Et üks etapp on veel jäänud, see raudselt ka vist. Et üks etapp on jäänud, see ongi 15 kilti eraldi starti. Ilmselt 10 mehel on võimalik tuurivõit võtta, et top 10 vahel siis mängitakse homme tuurivõit välja. Eraldi trass on suht raske, noh. Asfaltkate on suht siuke krobeline ja kui see mees, kellel nagu jõud on, sellel on suht kerge seal vahet teha. Siis jah, praegu ei olegi rohkem midagi, aitäh!